ja see limfalimonad on siis, ma ütlen, et see on magus, kleepuv lõga, mida inimene juua kunagi tohiks, Coca-Cola asjad. Neerud pole ette nähtud filtreerima magusat lõga või vett. Ja järgmine mats, mis need neerud saavad, on siis sellest magusatest jookidest ja tegelikult juua tohikski. Et me näeme, inimene omistab ära oma soolestikku, omistab ära nende maksa, omistab ära oma neerud ja tahab tervena elada. Kas loogika ütleb, et see on võimalik? Ei ole. Nüüd mehed, eesnääre, teeme lahti televisiooni, ma olin nimetanud seda zombikastiks ja vaatame, et on vaja, vaadake passi, juba 40 on vaja osta prostamaluunat. Prostamaluuna on siis nagu tumbraud, mis tõstab siis eesnäärme kohalt üles selle paksu kohu, mis on kinni vajutanud vereringe ja aitab siis eesnäärmel nagu verd saada. Loogikani. Ehk siis eesnääre täpselt inimese soolestiku all, nagu inimese soolestikus on 2 kilogrammi kõntsa, mis on siis omastamatu, siis surub kinni eesnäärme verevarustuse, veri ei läbi enam. Ja ma rääkisin, kui inimene ärkab üles ja käärme surnud, magage käte peal pool tundi, tund aega, hommikuni, sureb ära vesi. Ja kui inimesel on suur kõhumass, seedimatu ollust täis, mis ootab järgmist portsu, et eelmine eest ära lükata, siis inimene paratamatult surub kinni oma eesnääre verevarustuse, eesnääre veret hakkab surema, rakad surevad, eesnääre hakkab lagunema, arst enam prostamaluunat. Ta küsib vitamiine, mineraale, ainappeid koos verega, aga veri ei jõua kohale. Sooned on kinni surutud. Arstid õppisid ülikoolis 6 aastat, 3 aastat residentuuris. Kas sa teavad seda midagi? Neil on raamid ees. Kui sa räägid arstile, et siin on raam on ka midagi, ei saada raam midagi, ta peale võimalik. Sest tema pole koolis õppinud seda. Ma ei hakka praegu rääkima meditsiinist, kes lõi meditsiini ja miks toodi meditsiini. Aga see on näide sellest, et liigesed taastuvad, kaovad ära ekseemid, kaovad ära igasugused allergiad inimestel, kaovad ära igasugused probleemid, kui inimene esiteks hakkab vett jooma, teiseks hakkab keha puhastama, hakkab välja parasiite ja hakkab toituma siis mitte tühjast söögimassist ennast umbajama, vaid toituma siis toitende rikkast vitamiine, mineraale, aminoppeid, fermente ja külastunud rasvhappeid täis söögist, toidust. Palju mul aega, et sa rääkida on? On küll. Praegu hetkel ei ole mingit ajapiirangut, et kui kellegi on väga kiire, siis märku anda, aga praegu on aega. Kui te tahate vahepeal küsida, siis võite küsida. Kas mu jutt on liiga karm? Et see tegelikult, mida te teate, on hoopis teistkümne sellest, mida mina. Ja mina võin öelda, et mina tegelikult otsin Eestis tervet arsti, tervet teadlast, tervet tabletiärimeest või apteekrit. Et küsida, et need käest, kes on terved, aga sellest inimest pole välja ilmunud. Me tegime veel, koos Telegramil tegi postituse sinna, et 45 000 inimest lugestada. Jälgid Telegrami laevad. Ükski arst pole tulnud kohale öelda, et ma päästan arstide au, ma olen terve. Arstide eluiga tegelikult on üks lühemaid maailmas. See energeetika, nagu rääkisin, alkoholi, joova inimese energeetika, see haiget inimese energeetika, see tegelikult kurnab arste. Arstide töö on väga madalas energias ja inimene, kes tuleb tema juurde, on veel kehvema energiaga. Ta on oma energia minetanud, sest ta on nagu vampiir, kes imeb kõrvalt olevat inimesed ära energiat. Tema läheb natuke paremaks ja teisel läheb kehvemaks. Nii et arstid on pidevalt selles energeetilises mülkas, kuna patsiendid on kõik juba pool surnud. Ja arstid jälgivad väga hoolega kõiki need ette kirjutusega, teiste kirjutavad, söövad kõik need tablette ja hävitavad ennast. Tabletid jääksid naftast. Ja kui ma ütlen, et kas keegi tahab juua bensiini, äkki tahab keegi juua diislit? Keegi taha, mitte kunagi taha keegi juua. Aga kui me paneme sinna hulka jahu ja ütleme tärklist, segame ära, paneme sinna veel veidi sisse ja teeme tableti, teeme ta kuivaks kolbiks, pressime kokku, siis inimesed tahavad seda. Arsti kirjutas. Kes kirjutas? Ja kui ma ütlen, et ärge võtta seda, siis inimene varsti ütleb, aga tead, ta raiv võtsid, ära söö tabletti. Arst küsib, et kes ta raiv on arst või? Ei ole, ma olen arst. Ja inimene suures paanikas tegelikult kardab tablett mitte võtta, sest arst ju ütles. Ma olen palju soovitanud inimeste vett juua, inimene pakki arsti juurde küsib, et kas ma võin korrali vett juua? Arst ütleb, teil on neerud ju haiged umbes on, raju vett. Ehk siis loogika ütleb seda, kui te must olete, ärge veske ennast, sest te olete must. Ainult asi, mis maailmas peseb midagi, on vesi. Ja kui inimene
kui tal on paks veri ja inimene ei joo mitte vett, vaid võtab aspiriini, siis ma soovitan aspiriiniga duši alla minna, võtke pakk, kõrge pulbist, kalge vähema. Saab puhtamaks, ebaloogiline. Ja kui hakata mõtlema, siis kõik, mis soovitab meditsiin, mis on risti vastu loodusele, kõik on ebaloogiline. Räägime vereringest. Kui neerud on umbes, nagu ma rääkisin, see kleep on mürgil rõga, maps on mürke täis, neerud hakkavad tegelema maksuülesannetega, läheb verrohkem umba, siis inimene sööb iga päev sisse plastmassi, margariini, sööb liiga palju kolesterooli, tekitab aineid, lihtsalt liha ja kuna inimene ei tea midagi letsitiinist, siis inimese veresooned on väga nõrgad ja veresooned hakkavad rebenema, sest rõhk pole seega enam ja siis hakkab kolesterool siis lappima kokku inimese neid paguneid veresooni, tekivad sooneummistused. Arstid on leiutanud väga head kuurid läbi veresooni, aga seda, et võtta omega-3, mis seda veresoon puhastavad nagu ilma operatsioonita, hästi väikse raha eest. Päris omavik osta. Seda keegi ei tea midagi. Ja siis on niimoodi, et inimesel on veri, siis on esiteks paks, sellepärast et vett joo, sest Mihkelist rääkis, et verre võib lasta ainult aluselist vett. Kui inimene sööb iga päev kõike happelist, kõike, mis on happeline, ära keerletud, ära praetud autotud, alkohol, kohvi, suhkrud, turku pH 2,5, 7 on neutraalne. Ainult toores taimne rohelus annab aluselist asja, ainult toores, mitte kõik taimid, aga enamus. Ja kui veri ei saa aluselist vett, siis sinna vett ei lastagi. Happelist vett ei saa verd lasta, sest see inimene läheb koomasse. See on hästi vähe. 7,43 on vere pH, kui sa läheb 7,35, 43,35. Inimene saab koomasse. Ja keha hoiab verd puhtana happelisest veest ja sageli inimese veri on 2, sest aluselist vett kehas ei ole. Pole võtta ükskord. Toimub siis elundite lammutamine, luude aastate lammutamine, saab võetakse, aga keha teeb seda teatud piiril ja teab, et see kõik on ju standareng. Lõpuks on inimene veri 2, rõhk läheb üles. Rõhk on üleval ja neerupealsed teevad seda sellepärast, et esiteks on veri 2 ja teiseks on neerud umbes ja sealt ei käi enam vesi läbi, et vett läbi suruda umbes neerudest, siis neerupealsed panevad rõhku juurde, et sealt natukene vett läbi tuleks. Inimesel on paha olla, kõrge läheb arsti juurde ja siis selle asemel, et inimest aidata, keha aidata, et saaks kuidagi moodi selle rõhu alla loomuliku teel, siis arst annab tabletti ja see surub alla siis rõhu. Inimene ütleb, et tal on näpud külmetavad, varvad külmetavad, istub kodus, paneb sokid jalga, head tälli pähe pane, käbikul kätte pane. Siis tõesti, inimene võttes tabletti, enam veri jõua kohale, perifeeriasse, ehk siis sinna, kus ei ole elus tähtsat, veri jõua kohale, inimesed käed külmetavad. Ja ongi see, et tegelikult et see veri ei saa kohale jõuda sellepärast, et rõhku pole enam. Ja keha vajab uuesti rõhu ülesse. Et seal kardad appi. Inimene vaatab rohkem kõrgelt ja uue portsu tabletti seal saab uuesti veri rõhu olla. Käib võitlus ise endaga. Kas on võimalik kõrgest saada, kui enda vastu sõdida? Loogika ütleb, et ei ole. Nii et tegelikult, nagu näeme, et ükskõik kui me lähme, kõik, mida soovitavad inimesed, kes töötavad haiglates, perearstid, nad tegelikult räägivad seda, mida nad ei tea. Ja kui nemad nimetavad seda, et kes on Raivo, kes on Mihkel, ma küsin, et aga kes nemad on? Kui me näeme brükkarit, näeme inimest, kes elab üürikorteris ja võrut ja räägib, kuidas rikkaks saada enne. Küsige nõude käest. On kuidagi moodi usutava. Elab üürikorteris ja viina raha pole enne ja räägib, kuidas rikkaks saada või brükkar kodutu. Midaks ikka nende juurde, kes edukad on. Küsitakse nõu nende käest, kes on edukad rikkaks, kuule ütle mulle, aga seda rikkaks saada. Aga tervisega kuidas on? Inimene läheb arsti juurde ja küsib, kuidas sa oled terveks selle käest, kes ise pole terve. Kui inimene läheb arsti juurde ja ukse peal see ütleb, et arst on haiguse tähele, siis mul tekib küsimus, aga mis arst haige on? Arstid söövad lihtsalt tablette, neil on oma suhkruhaigused, neil on kõrge vererõhk. Neil on oma infarktid, südamerabandused eesti keeles, ajurabandused. Üks arst teeb praegu vähki, kirurg. Ja me läheme arstide juurde küsime, kuidas ta olla terveks, nemad ei tea seda. Ja ma soovitangi, kõik, kes tahavad olla terved, küsige nõu tervete käest.
ma käin 4 talve, olen käinud väikse särgi päev niimoodi, ringi, talve. Ja ma olen ära tõestanud, et krooniline bronhiit, mida mulle kirjutatud raamatusse lapsena, on olematu haigus. Ei ole see haigus. Kuhu ta kadus? Läksin kaotsin täna, kukkus maahaigust, kadus ära küljest. See kaart on kadunud kahjuks, võib-olla leimus sealt arhiivist. Kadus ära, krooniline haigus kadus ära. Liigeste kulumine, proteesi oma panna. Nad ei taastu. Aga mul käisin, kukkus ära haigus, liigeste terveks. Ja ma olen nii kindel selles endas, et mida ma räägin sellest, et ma olen seda ise läbi teinud. Asi tõendid ei saa ümber lükata, ei saa. Ka see teadus, mis on kirja pannud selle, et seda teha ei saa, see pole kirja kirjas raamatus, pange kinni raamat, vaadake kõrvale, tegelikult on hoopis teine. Ei, ma käin ringi sellepärast särgi peal 4 talve, et öelda, et kui arst ütleb, et ärge külmetage, tuul tõmbab läbi, et haigeks, siis arst ei tea, mida ta räägib. Mitte oma tuul kogu läbi, ma kogu külmetan, olen sooja, soojan üles uuesti ja olen tervik. Mul ei ole ühte köhada nohu ega midagi, miks? Ma ei saa lima sisse. Lima, kartul, piim, teravili, lima. Inimesed käivad, köhivad, nuskavad kogu aeg, tahavad saada lahti oma nohust, võtavad sümenini, suruvad alla siis oma lima väljuskanali ja jääb limast umbevasti. Kõik, mis keha teeb, seda ei tohi takistada. Kui teil on nohu, siis rõõmustage, aidake seda välja viia, ei tohi kinni panna. Praegused noored, hästi palju on noori naisi. Noh, kui ma räägin võib-olla lapse tervisest, lapsed on sannid. Ma tegin sinna YouTube'i ka, mul on üks kanal, terve elu telepilt. Ma tegin ühe ärakirja ühest vene arsti jutust. Ta räägib, et on noored vanurid. Et kõik, kes praegu on 60, 70, 80, palju õnne teile, teil on hea põlvkond, on hea tervis. Lapse jaoks, et sellist iga ei näe enam, enamus ei näe. Laps, kes on 10-aastased suhkruhaige, kellel on astma, kes võtab inhalaatoreid, prednisooni, hormoone, mida ei tohi sisse võtta üldse. Kui arst kirjutab hormoone sisse inimesele, siis hormoonid on kõige hullem asi, mida arstid soovitavad, et ei tohi võtta. Sest keha loobub oma hormoone tootmast. Ja kui inimene enam, kui hormoonsüsteem ta areneb, siis enam neid taastada on väga raske. Inimene jääbki neid hormoone võtma. Ehk lapsed on praegu nii haiged, et Venemaa tehti uuring. Oli teise klassi lapsed, kes juba poolis aastaga käinud, kotte testinud. Kaltsiumi puudusest testinud kotte. Selgrooleb kõveraks, hampi aluses. Leiti, et Venemaal on hästi väike protsent lapsi, kes on päris terved. Teate, kui suur protsent oli? Kui väike oli? 4% lapsi on terved. Ülejäänud lapsed on juba sandist tulnud või sandist tumas. Ja inimene võtab oma 10-aastaselt sisse inhalaatorit, hormooni, prednisooni, sammutab luid, selle luud lagunevad ära 25 aastaga. 35 on ta sant, ta luud lagunevad laiali, see hormoon laguneb luid. See mis tulevikus, seda keegi ei huvita, peast olevikus praegu ei ühiks inimene. Nagu näete, et kõik, mida siiamaani teadsite, see kõik ei vii mitte kuhugi välja, vaid viib kuristikku. Ja kui ma ütlen, et kui praegune elu ujub allavoolu nagu rentist, kõik need, kes vastuvoolu ei uju, kõik sinna lähevad. Need, kes ujuvad vastuvoolu ja ujuvad kiiremini, kui see vool, mis viib rentist, nemad pääsevad ilmselt. Mingi aja pärast nad jõuavad välja sinna, mis nad peaksid olema. Praegune areng on niimoodi, et on vaja teha kannapööre, ümber pöörd ja minna tagasi loodusesse tagasi. Kõik, kes valivad selle tee tehnokraatia, ei saa elu jääda. Kas jutt oli liiga armu? Jah. Ma ei ole nüüd esimest korda tausad loengu ja aga mis pääsetee siis oleks sellele, et just, et ütleme teiesuguste selle tõstusmaterjalide et see saaks nagu tugevama kanna alla, et võidelda just sellise tõesti selle meditsiini vastu nagu tuleb välja. Kui ma teile ütlen, siis otse maafia vastu ei saa võidelda. See korporatiivne maafia, need 146 korporatsiooni, kes toodavad seda mürgist GMO-d ja mürgainid täis seda söögimüga, mis on kõhutäit, kui te ei anna rakkudele üldse toitainid. Need omanikud on täpselt samad, kes omavad neid tabletiteaseid.
kes on toonud ülikoolidesse kogu selle teaduse, allopaatrilise meditsiiniteaduse, nii et kogu see süsteem on ühtede inimeste käes ja mida haigem on inimene, seda rohkem saab tablette müüa, seda rohkem saab teda ravida ja kui inimene nüüd eluaeg töötab nagu ori, raapota, vene keeles raponori, orjamine, rügab, teeb lahti teleka, näeb, et tal on autot vaja, tal on vaja uusi läpakaid, uusi nutikaid ja kulutab raha ära kõik, võtab pangast laenu, ta orjab ennast, et seda raha tagasi maksta. See inimene ei mõtle, et ta kaotab ära oma tervise, pole aega. Ostab odavat sööki sisse, sest selle pole näha, mida sööb, aga auto on kallis, riided on kallis, telefon on kallis ja arvuti on kallis. Paistab välja rikas inimene. See inimene lõpuks kurnab ennast läbi, kui ta jõuab pensionini, kui jõuab, siis pole tal enam tervist. Inimene on nõus kogu oma raha, mis ta siis eluaeg orjades sai, ära kulutama, ära maksma arstidele, et saaks tervise tagasi. Igapäevane asi, peaaegu, enamusel. Ja mul on küsimus, kus on elu mõte? Tappa ära ennast tööd lügades, orjates, selleks, et pärast püüda see tervist tagasi osta, sama raha eest, mis inimene teenis. Äkki mõtteka mitte tööl käia siis üldse, mitte ennast tappa. Vähemalt aeg ja alles. Mafia vastu ei võidelda, peab olema mafiast lihtsalt arukam ka olema, peab ennast süsteemist lahti ja arutama. Kas see süsteem läheb allapoole, me tuleme valdale ja jääme ellu. Need inimesed ise, samad ministrid, meie valitsustegelased, arstid, nad on sama haiged ise. Nad on süsteemi sees, nemad usuvad see süsteemi ja nad lähevad allapoole, me peame välja oskama sellest. Minema loodudesse, tarbima lihtsalt toorest, taimset toitu, mahedat toitu, kes elavad maal. Ma küsin, kas teil on puhas vesi kaevus? Jaa, oma asi, puhas vesi. Ma küsin, kas põllud on kõrval? On küll. Kuhu see mürk läheb põllu pealt? Vaadake põllu, U-tähti testi. See tekkesid kuhu tahate. U-tähed põllu pealt. Kes joonistab põllu peal U-tähti? Miks see joonistab? Kord kuus käib see traktor ja piustab sinna mürke. Ja piustab sinna mürki nimega Agent Orange, agent Orange, on meil tegeles. Selle mürki kasutati vanasti Vietnami sõjast Vietkongide hävitamiseks. See keemiamürk tehti lahjemaks, saadi põllumajandustoode, normidele vastab, glüfosaat, ohutu. Ehk siis süaniidi ei taha keegi võtta, teeme lahjemaks, sööge ära, ohutu on. Normi piires, kes pani normid? Keegi pani normi paika, kes ohutu on. Kohe ei tapa ära. Aga pika peale tapab. Enne ta vaigaks, põduraks, pärast tapab ära. Kes süüdi on? See kes võttis? Öeldeti mürki. Ei taha võtta, suhkrut pane hulka, on magus, on sööge. Inimesed ära, nii võtta mürki, aga kui suhkrut hulka panna, iga pool suhkrut hulgast. Teab, et kohe tahab ära, see inimene on sööma seda. Ütleb, et aga maitse maksab. Peab nautima. Et ma soovitangi, mul täna muideks on naadipaast. Panin oma üles Instagrami pildi. Et ma eile õhvast hakkasin naate võtma. Praegu on naadi aeg. Pole tegusid, ei kleebu midagi, naadid on puhtad. Ja kus saada nagu paremat verd omaga, kehv veresus, ütleme, aneemia võrgeeli. Ma kasutan eesti keelt, ma austan eesti keelt ja keeleme vägi sees. Kui me räägime võrgeeli, me loobume oma esivanemate väest. Sellest ma räägin kehv veresus. Tekib millest? Mitte rauapuudusest, aga varsti räägib. Kehv veresus tekib sellest, et inimesed tegelikult ei ole hemoglobiinis õigeid aineid. Ja kui inimese väljaheide on pruun ja rooste on pruun, tegelikult inimese raud on küllalt, ei ole rauapuudus. Inimesed on puudu klorofüllist. Taimsed verest on puudu. Loodus on meile andnud abimaterjali, on andnud taimse vere. Võtke ja tehke see natukene ümber, tehke enda vereks. Inimene ei tarbi rahalust. Ta ei kasuta seda suurt materjali, suurt abimeest, kes tegelikult on looduse poolt antud, ta püüab seda luua ise hästi raskete viisidega, kuskilt mujalt saada seda. Ei õnnestu. Nii et tegelikult on see klorofüll on juba valmis aminohapete kogum, kus on ainult ümber 4 magneesiumi molekuli. Keha võtab selle sama valemi ümber, võtab ära magneesiumi, paneb sinna asemele 4 rauamolekuli, saab hemoglobiini. Ja ma praegu teen oma naadipaastu, et parandan oma vere kvaliteeti. Nii tegelikult me peaksime toitumagi toorest, mahedast, taimsest toidust ja korjama selle aasa pealt, metsast, kus kõik ringleb.
põllu pealt viiakse minema. kui vanasti oli niimoodi, et oli talu, oli põld, oli WC, üks kinnistu, kes talumees korjas oma saagi ära, tõi kõhu täis, läks WC-sse, tuli uuesti koju, sai uuesti, läks WC-sse, lõpuks oli see WC täis, pandi põllu peale tagasi. Inimene ei elanud linnas, ei käinud kuskil koolis, kuskil inimene kõik, mis võitis, pani põllu peale tagasi, vetsu kaudu. praegu inimesed elavad linnas, toit tuuakse kõik põllu pealt ära, koos mineraalidega viiakse linna, inimene läheb WC-sse, tema vett peale, kus kõik läheb? Merre. kus on mineraalid? Meres. vanasti käidi mere ääres, toodi aru korjati. Kas praegu saab korjata? seal on antibiootikumid, seal on feerid, seal on omad, seal on taidid, seal on kõik see mürgine asi, mida inimene kasutab, see kõik läks merre, seguneb ära mineraalidega ja palun. Me oleme neid kaotanud. Me oleme kaotanud mineraalid. Maapind ei taastu enam. Hiinas läheb käigust välja iga aasta 7% põllumaad. 7%. Maa on kurnatud. Maapind on niimoodi, et tegelikult seal on aeroobsed pisikud, eesti keeles pisikud, ja anaeroobsed pisikud. Ehk siis need pisikud, kes ei taha hapnikku saada, on seal pool meetrit sügavamal. Ja maa peal on need pisikud, kes tahavad hapnikku saada. Siis tuleb inimene kündja, õppis koolis kündjaks, pöörab selle mullakaamara pau pidi. Need pisikud, kes tahavad hapnikku saada, need lämbuvad. Ja need, kes ei taha hapnikku, nagu kalad, need saavad hapnikku. Pisikud surevad. Hummust ei teki enam. Kogu praegu põllumajandus on ajast alust. Meie esivanemate pärandid on kõik ära hävitatud, maha vaikitud. Me kasutame põllumajandust, mis tegelikult on vääratud hukule. Ja rohkem ette on maha võtta, sellepärast, et uusi põlde saada. Sellepärast, et inimesed söövad liha, mehed peavad liha sööma ja teavad, et kuulnud, tugevaks saada. Ma ei söö liha. Ma tõmbasin lõugu 10 korda vanasti, nüüd pole proovinud rekordit teha, aga kui ma olin 20, ma tõmbasin vähem lõugu praegu. Ma söön liha. Praegu ei söö. Et lihatööstus on suurim maailma hävitaja, sest liha ajab 15 korda rohkem põllumaid, kulub 15 korda rohkem kütust, rohkem aga naftat uurida, kulub 15 korda rohkem mürke, kuna inimkond on ju teab, et rohima ei pea ja mürke saab panna. Saab kiiremini vähki jääda. Sellepärast lihatööstus hävitab maailma 15 korda kiiremini. Ja kui me saaksime kõhu täis tegelikult poolest kilost, no tatlast ütlema, me saame kõik kõhu täis poolest kilost lihast. Miks on vaja siis nagu liha tootmiseks kulutada 15 korda rohkem nagu samu teravilju? Mõttetu. Mõttetu maailma hävitamine. Ja mida liha annab siis? Kuusijapet. Kuusijapel on liigeseid. Liigeseid lapse läigas, kui ei lähe enam vett sisse ja kui vett enam ei saa, siis ta pikka mööda kulub vesi ära. Ja see, mis on ilma õlita, ilma äärdita, siis hakkab võrduma kuluma. Nii et parim soovitus teile, kelle kõigil on haiged liigesed, loobuge lihast ja loobuge pärmi söömisest. Kõik, kes söövad koos haide, söövad sisse omale neid endid hävitavad seent, mis pärast tänab inimesi ja hakkab inimest seestpoolt sööma. Loogiline. Kui selle teada, seda tahab keegi süüa pärmi, mis tegelikult on termofiilne, hävineb 500-kraadisel temperatuuril, leib küpseb 200-kraadisel. Nii et see pärm ei ole tegelikult loomulik, kui keegi räägib, et inimese soolestikus on olema 5 pärmi ja siis 4/5 siis neid pisikuid. Mina küsin, et kus oli see pärmis aastal 1935, kui ta ei olnud. 1936 Saksa biokeemikud muudasid pärmi koos pisikutega. Sai mingi see GMO pärmi, esimene teadaolev GMO toodang, Candida albicans, mis paisus väga hästi, läks väga hästi käiku ja praegu kasutab seda kogu maailma. Kuigi 2 aastat hiljem Goebbels, Saksa propagandiminister, keeras selle pärmi andmise Saksa sõjale, ütles, see on kahjulik. Pärm toitab millest? Suhkrust. Kui inimesed saavad öelda, et olge hea, tehke läbi parasjagu suur. Inimesed küsib, palju see maksab, vaatavad. 65 eurot, oi kui kallis on, oi kui kallis. Läheb koju ja keerab poole maa pealt poodi šokolaadi ostma. Läheb 2 kilomeetrit väsimulema, langib poodides šokolaadi vaja. Kooki tahaks. Ostab koogi, kulutab iga päev 5 eurot, 3 eurot, 2 eurot, 8 eurot. Iga päev pole väiti. Raha on. Milleks? Pärmi toita. Et välja jääda, raha ei ole.
pärmsein tegelikult sööb inimese seestpoolt ja kuna pärm toitub glükoosist, siis meie liigesed koosnevad glükosamiinist. Glükoos, amiin. Ja pärm hea meelega sööb ära liigese. Närib liigest seestpoolt, inimene annab pärmile juurde, annab pärmile toitu juurde, šokolaadi ja hoolitseb pärmi eest. Ja pärm võiks ära süüa liigese. Saaks panna proteesi omaga, raha maksta, juurde maksta veel. Siis ei pea kurk ostma, saab öelda, et raha pole, proteesi peal koos ka raha. Saage aru, kui inimene toetud on. Saate aru ka, kui see televiisori kõrv lahti, inimene somistab ära vastu. Tihti kokku panda, inimesed ei tea näiteks midagi. Puudub teadmine. Ja kuna inimene joob vett kõrvale või sööb läbi sigi kõike, siis see pärmsein, mis sisse tuleb, läheb tollist läbi. Meie happe nagu toll, ta peaks kinni võtma kõik pisikud, kõik parasid happega ära viitama. Ma selle vee kohta tahtsin küsida, et aga kui ilma veeta, ütleme süüa, eks ole, muidu see maahappe liiga väikseks. Aga vanasti oli just, et kui toitu rikub maa ära. Et ütleme näiteks oli seal, inimesed olid kuskil võileibusid lõunaaeg, hommikul kuiva seal aastakümneid kuskil seal tehases ja pärast öeldi vanast peast aga maa olema. Kui sööb, muidugi, sööb rikub toitu. Ei, võileib pole toitu, sööb. Räägi sellest, et inimene tegelikult peaks jooma pool tundi ennem. Tal vesi ette ära ja pärast seda süllega lahendab ära selle söögi. Tähendab, sööma peaks kuivatud. Jaa, sa lahendad muidu maahapet. No samas näiteks, kui selle restorani praele kõrval juba kuiva veini, eks ole, see nappiline küll ju, kas see on üldse mul vähendanud labet? Ma räägin kohe veinist. Ei, ma loomusin alkoholist. Aasta 2010 ma oma sünnipäeval võtsin vastu otsuse, et ma aasta aega alkoholi joon. Ja 6 kuud hiljem ma tundsin kord, ma joovastun otsest joogust. Kõnnin kevadine eelmine aprillikuus, ma tõmban sisse õhku ja ma joovastun. Nagu pokaalveinaks joonud. Mis asi see on? See on nii õnnist tunne, et ma saan puhtast energiast joovastada, ilma rahata, kasulikku. Miks ei juua veini? Mis see vein annab? Vein napendab keha. Ja tegelikult on olemas üks parasiit, kassiamööb, toksoplasmoos. Sellest ka ei räägita. Noored naised ei viljastu, kukub loode ära, siis sedama amööb, kes elab 40 aastat rahulikult elab sees, sööb inimese aju. Õgib ajurakke, liiga palju rakke on vastu sööb. Nagu sellest vähe oleks inimene paneb alkoholi juurde või lävitab veel rakke ära. Topelt, 2 poolt. Kus see mõte on? Mis veini vaja on? Kui kiiresti vaja auto viia, see võib ju teismoodi teha kuidagi, ei pea ennast ikka niimoodi tegema. Vein ei ole hea jook. Kui tahate saada midagi head, siis jooge viinaväärne vahva. Miks on selle kääri laskma? Nii et tegelikult pool tunni ennem toitud ja pool tunni pärast on see koos vesi maast läinud, siis süüakse sülje peale varlagi. Käib süljestamine. Inimene peab nii kaua närima, kui tekib sülge, ikka see geenkartul, mida me süüa soovita, kurkukümmi jääks. See tuleb alla neelata oma süllega, mitte veega. Et alkohol tegelikult on otsene inimkonna somistamine ja mida rohkem inimene alkoholi, seda vähem saab aru, mis tegelikult toimub. Mul on hea meel, et inimesed aru saate, aga alkohol on tõesti väga arm asi. Ta on happeline ka veel seal. Ja ma räägingi, enne kui inimene päinisse saab, ta ellu jääda saagi. Ei ole võimalik. Kui palju on alkoholi norm öelnud mulle? Kõik jõuavad mõõdukat. Ma küsin, miks te joota? Nad jõuavad mõõdukat. Kus see mõõt on? Ühel on mõõt on äkki taarami, ühel on 2 pudelit. Kui joodik magab põõsas, küsib, mis sa veidi palju, ma võtsin mõõdukat. Pole mõõtu. Kõik alustavad väikseid hommiste pärast. See on norm vastab kogu aeg. See on nagu valuhaigist peab võtma tablett, pärast ta mõõd tablett on 2 päeva, 1,5, 2 päeva mõõd on 3 päeva võtta. Alkohol samamoodi. See mõõd vastab kogu aeg. Ja saab aru, et kui inimene iga päev teeb kõik selles, et ennast hävitada, hommikul ärkas ülesta, soolt lüüakse teinud, miinus. Vett joonud või kohvi kohe miinus. Ei tee trenni miinus, sära võileiva, süsivesiku, leiva, koos kotletiga, singiga, saiaga, mädana, miinus. Ja peale vett kohe, miinus näiteks. Inimene ei pannud kinni wifi't, magas wifi'ga, miinus. Räägib telefonist kõrva, miinus. Inimene saab iga päev kokku hunniku miinuseid ja õhtus ära ühe toore unakese, plussi sai, väga hea enne.
Räpis üles kiirne kodus olla, pani 5 plussi, inimesel on 16 miinust ja 2 plussi. 16 asja hävitasid teda, 2 tervendasid. Kas on võimalik terveks saada? Loogika ütleb, et ei ole võimalik. Seni, kui inimene teeb toiminguid rohkem ennast hävitades või tervendades, seni inimene terveks ei saa. Kuni vool võib inimest on kiirina restisse, kui ta vastu voolu ujub, seda kiirina ei jõuab restisse. Kõik on loogiline. Ja kui enne inimkond hävitas ennast teadmatult, ma tegin seda kõik teadmatult. Ma ei teadnud, et kui mu keha on appeline, ma ei tohi trenni teha. Siis kui mu autol on kuullaabid läbi ratas viskab niimoodi enne, viskab, kuidas see ohtlik on. Kui ma seda teenis 10 kilomeetrit tunnis rahulikult, ei jooks kohale ainult. Ma jõuan kohale. Pole suuri jõude pole mängus. Kui ma jõuda kohal kiiresti, panen gaasi kokki ja siis tekivad suured jõud, ilmselt tuleb enne maalt ära, kui ma jõuan teenindusse. Ja ma ütlen, kui sülje pH on 6,5 appelinna, tuleb kott nurka panna, koju öelda, ei tohi koormust anda kehale. Ei tohi trenni minna, sest keha laguneb poole kiiremini. Seda ei tea mitte ükski treener. Palun. Mul on üks väga hea soovitus. Tuleks inimestel omada dosi ja paida need elu, kus looduslik vood oleks võimalikult madal. Ja meid tapab looduslik vood, määrab meie elu iga. Me vananeme igal juhul, me võime teha, mis tahab. Sest on looduslik radiatsioon ja selle vastu me ei saa. See pole olema looduslik, et vihki on teislik. Ja teislikud toodame juurde. On meil radioaktiivsed nukleotiide, millest ei räägita üldse, kõik see asi, joodel, värke, kõik hoitakse saladuses seda asja. Aga meil ei ole keegi, ei taha tegeleda businessiga, et müüa lihtsalt dosimeetrit, et inimene ise saaks vaadata, millised keskkonnas ta viibib. See on hea mõte, aga tegelikult inimesed teevad käima teleka üles, kõik on normi piires. Jah. Nad isegi viitsi niisugust asja telekas, et mõõta elektromagnetilist impulssi, kui kaugel see mõjub. Nad ostavad suure teleka, nad on seal ees, praevad ennast praktiliselt elektromagnetilises kiirguses. Panevad põranda kütte, kui elektriga tekitavad magnet välja endale, mis kõigub, mis tohutult mõjutab inimest elu. Suurepärane, et see nähtamatu vaene, mida keegi ei näe. Selleks, et see, mida ei näe, järelikult ei joosta. Ma ütlen, aga kas uraan on ohtlik või? Teate, meil tekkis kunagi, kui ma ütlen 24 aastal, siis meil tekkis küsimus, et kui puududa kaeb ja seal kaebel on uraanikivi, et kas uraan lahustub ees või lahustub, kas ta tuleb välja või tuleb. Ja siis me tegime katsed, panime pihta vahepeal niisuguse tsiviilkaitse mõõteriista, millega sai mõõta. Ja siis me tulime teadmist tulemusele ikka. Saad sa uurid pikemalt? Ei, mõtlesin täna viimine, et rääkis nagu õudus. See on hea teema tegelikult, sest inimene ütleb, et ta ei näe, aga samas radioaktiivsus on väga kahjulik, inimene ka ei näe seda. Tšernobõlist ei kipu keegi, nähtamatu on oma kiirus ka. Ja tegelikult see Wi-Fi on praegu see nii ohtlik asi juba, 4G, kui ma pean telefoni käes 5 minutit, ma käsi suhtes tulisema, 4G telefonist. Ja inimesed räägib, paneb kõrva vastu seda, ajus kahju ei ole. No, ma ei teadnud, tahavad ennast mikrolainakust, ta saab see praegu. Just. Keegi paneb veel ahju, aga telefoni vastu paneb küll. Ja tavaliselt on üks meeldib, kuidas saab mikrolainakku kvaliteeti proovi. Võtate poest mikrolainahju, annate teksti selline, siin annate mobiiltelefoni sisse, kui seda ahju tööle ei panna ja te helistate. Ja kui see telefon heliseb, siis see mikrolaina varjestus on vale ja seda ei tasu vastu. Üldse ma soovitan, arutada inimesed on ammu, kõik need mikrofonid on, mikrolahid on pandud õigesti. Jätmejaam ära mind. See on asi, mida ei tohi tegelikult üldse kasutada. Ja lapsed teevad seda süüa, soojendavad. Ma räägin normidest, et seda. Eestimaal on kiirgusnorm 10 000 ühikut. Ma võin teile öelda, nii mul üks sõber mees, kes praegu mulda läks. Ta tegi ekskavaatoriga tööd. Kuskil on öeldud 0,12 kuni 0,20 mikroelektronvolti tunnis. On vähem normaalne keskkond. Ja siis ma käisin sealt ja mõõtsin ta ekskavaatori all seda radiatsiooni. Ja teate, ma sain sealt 3,97. Ja 0,12 kuni 0,20 on normaalne. Ja see mees suri ära, suri töökohal ära.
sul jääb raviti, meeletult raviti. olgu, selle kohta ma tahangi öelda, et kui keegi midagi lammutab, võtke mingi maja sein, võtke auto, võtke kuvalda, pekske, kas läheb katki? Kui midagi järjepidevalt lammutada, siis see asi läheb katki. Ja kui inimene järjekindlalt lammutab oma tervist, siis tervis laguneb. Ei ole võimalik täpselt saada. Ja normis Eestimaal on 10 000... See on mikroelektronvolti, aga mõõdetakse siivetitest ja mõõdetakse mikroelektronvolti, see on 2 sellest. No olgu, ja ütleme nii, kes näiteks Ida-Virumaal elab, keegi pole tundnud huvi, ma tundsin huvi, kui umbes 5% Eesti maast joob vett, mis sisaldab radioaktiivset materjali. Et Eestimaal on norm 10 000 ja Rumeenia mustlased elavad selle 120. 40 on vist Ukrainas. Aga lähme nüüd natuke lääne poole. Šveitsis on 0,1. 0,1. Üks oli kuskil vist Luksemburgis. Aga meil on 10 000. Mitte 10 peale 100 ega 1000, vaid 10 000. Normi piires. Kui siin oli teatud, ütleme need, tervisepäev, mis demonstreeritakse kõiki neid, ma tahtsin haigus ütelda, et võrdke, kui palju praegu looduslik radiatsioon. Te teate, me täitsa pöördusid sellest. Ja ma ei saanudki teada, kui palju looduslik radiatsioon antud momendil on. Aga ma vaatan üle satelliidi Saksamaa, siis iga päev oli näha, igas linnas pannakse üles, kui palju on... Olgu, vahetab teemat. Räägin naistest. Mul on jõudnud nagu kõrvadest, paljud saadavad mulle viiteid ja räägivad oma lugusid, kui sina räägid, et suri sõber ära, paljud kirjutavad mulle, inimene haige suri ära, lihtsalt hinge ütlema. Ja hästi palju noori naisi on vähki jäänud, palju rohkem kui mehed. Naised lähevad vähiga, ajuvähk, rinnavähk, ämakavähk. Miks see? Kosmeetika. Peab olema ju barbi, peab olema ju hästi ilus enne. Ja kui mees ju palud, teeb suitsu, on see halb. Siis naine praegu teeb ka tegelikult suitsu, mitte kõik küll, aga alkoholi joovad, meestega on võrdne, kuigi mees teeb rohkem.